kevadist päeva teile kõigile. Tudeng TV uudised on siinpool. Olen Kerli. Mina olen Rauno ja tänased teemad on teie ees. Tudengid proovisid Riigikogus saadiku ametit. Algas jututupade sari Tehnohäkk. Kirjanik Kaur Kender külastas tudengeid. Best of BFM-i festivalil jagati filmiauhindu. Eesti muusikapäevade avamise raames toimus flashmob. Ja nüüd kõigest lähemalt. 4. aprillil said tudengid võimaluse astuda riigiametnike kingadesse. Noored poliitikahuvilised osalesid 3. ja 4. aprillil Riigikogu simulatsioonil. Esimesel päeval moodustati fraktsioonid ning iga erakond koostas seaduseelnõu. Teisel päeval avas istungi Riigikogu esimees Eiki Nestor. Tema sõnul on poliitikas vaja kõnelemise kõrval ka kuulamisoskust. Seejuures rõhutas Nestor, et oluliste küsimuste otsustamisel on vaja kaasata rohkem avalikkust. Istungil toimus seaduseelnõude arutelu ja hääletamine. Vastu võeti Keskerakonna eelnõu alkoholiaktsiisi tulu ümberjagamisest Haridus- ja Teadusministeeriumile. Heaks kiideti ka IRL-i loodud seaduseelnõu kinnitada Rail Balticu trass Eesti piires. Reformierakonna algatusel loodi tugikomisjon, toetamaks Ukraina ja Türgi liitumist Euroopa Liiduga. Sotsiaaldemokraatide seaduseelnõu erakondade kampaaniakulude ülemmäära kehtestamiseks ei läinud aga läbi. Simulatsiooni korraldasid TLÜ riigiteadlaste üliõpilasnõukogu Civitas koostöös TTÜ sotsiaalteaduskonnaga ja üle-euroopalise projektiga League of Young Voters. Täna on stuudios üks Eesti Hackerspace'i eesvedajatest, Heigo Mölder Skeemipesast. Tere, Heigo! Tere! Mis on täpsemalt Skeemipesa? Skeemipesa on siis selline entusiastide liikumine, kes siis koondab endasse selliseid elektroonika ja elektrihuvilisi ja siis ehitame selle erinevaid vidinaid ja räägime üksteisega elektri- ja elektroonika teemadel. Et defineerite ennast kui Eesti Hackerspace'ina. Et kas äkki selgitaksid vaatajate, et mis asi on Hackerspace? No Hackerspace'ide liikumine sai tegelikult alguse kuskil 90-ndatel Saksamaal, kus siis erinevate oskustega inimesed tulid kokku, selline kommuun tekkis ja ehitasid siis näiteks elektri või mingisuguse kunstiprojekte või midagi sellist või näiteks arvutiprogramme või asju tegid. Ja siis umbes Saksamaal 90-ndatel see liikumine algas pihta ja peale seda siis mingi hetk asi oli seal päris suureks paisunud, tulid siis sakslastele külla ka ameeriklased ja peale seda on siis asi levinud üle maailma. On olemas siuke lehekülg nagu hackerspace.org, kuhu siis kõik erinevad hackerspace'id üle maailma enam-vähem on kokku koondunud. Seal on umbes üle 5000 hackerspace'i ja siis Skeemipesa on ka üks siis selle hackerspace.org liige ja katsume siis seda liikumist siin ka Eestis natukene nagu tagant lükata ja arendada, et tekiks selline huvitav elektrike ja elektroonikuid ja siis selliseid riistvarainsenere koondav liikumine. Ütlesid, et seal saavad kokku entusiastid ja siis ka toimuvad sellised praktilised ülesanded. Et mida täpsemalt siis olete seal juba saavutanud või teinud? Tähendab, üldiselt mina olen teinud siis suhteliselt päris mitu töötuba, elektroonika töötuba, näiteks ehitame helivõimendeid, siis tegime näiteks õunasüntesaatoreid, siis oleme teinud... Õunasyntesaator? Jah, see on selline pill, kus siis puulaua sisse on löödud naelad ja siis naelt sa saad õunu visata ja siis sinna taha on väike pisikene elektroonikaplokk ehitatud, mis siis mõõdab naelte vahelist takistust ja vastavalt sellele siis muudab väljundsagedust näiteks. Et selline pill, ja siis meil on hästi siuke tugev blogi tegelikult, kus siis erinevad Skeemipesa liikmed nii-öelda on siis oma blogilugusid kirjutanud oma tehtud aparaatidest. Et meil on näiteks seal inimesi, kes on teinud ise valmis termokaamera, parandanud igasugust vana tehnikat, näiteks seal oleme renoveerinud 2 lintmakki on näiteks 2 lintmakist on 2 blogilugu seal ja isegi 3 mul tuleb meelde. Nii et jah, sellist elektroonika kola parandamisest ja igasugustest uute asjade tegemisest oleme siis ka lugusid kirjutanud. Et meil oli just siin eelmise nädala neljapäeval oli üks suurem üritus nagu nimega Tehnohäkk, kus me siis pidasime ka Skeemipesa esimese aasta sünnipäeva. Et üritus Tehnohäkk on, nagu ma aru saan, jututoa stiilis? See oli meil mõeldud nagu jututoana rohkem jah, et
sellised riistvara insenerid ja disainerid ja kunstnikud tulevad siis juttu ajama, et mis põnevaid projekte nad on teinud. Ja siis katsume nagu üksteist õpetada nii-öelda. Ja see on nagu, mõte oli siis selline, et on natukene nagu ettekandeid. 2-3 inimest näiteks esineb ja siis iga esinemise vahepeal on näiteks umbes pool tundi vaba aega. Et siis inimesed, kes kokku tulnud, saavad omavahel näiteks arutada erinevaid teemasid näiteks. Aga millised on siis näiteks ühe skeemipesa osalise võimalused edasiarenemiseks, et kas jääbki ainult sinna harrastuse tasandile või on ka kuskil edasiarenemissuunad? Ei, praegu on ikkagi on see niimoodi, et eks meil kõik need liikmed nii-öelda käivad ikka põhikoha kuskil tööl, et see skeemipesa on olnud nagu rohkem selline hobiväljund. Aga nüüd järgmisest aastast meil on siin juba igasugused tõsisemad plaanid tekkinud. Et Eestis käivitatakse hästi palju igasuguseid erinevaid start-up'e, üsna tugevalt on tunda, et tegelikult noored jäävad nagu, ideid on päris palju, aga just selle elektroonika ja elektroosaga nagu jäädakse tihti hätta. Ja nüüd me oleme siin oma keskis nagu skeemipesa seltskonnaga mõelnud, et äkki võiks neil appi tulla. Et just oma teadmistega, et aga suur aitäh sulle, Heigo, stuudiosse tulemast ja edu teie tegemistele. Teile ka. Eesti keele ja kultuurihuvilistele korraldati vestlusõhtu Kõmulise kirjanikuga. Seekordseks külaliseks oli tuntud sõnaseadja Kaur Kender. Sellel kolmapäeval 2. aprillil kõneles kirjanik ja nihilist Kaur Kender Tallinna Ülikoolis enda tõekspidamistest ning kirjutamisest. Kenderi meelest on ülikooli jama, sest miski, millele on ligipääs igaühel, ei oma väärtust. Ülikool on lihtsalt turvaline koht, kus eriti midagi praktilist ei õpi. Et iga päev tuleb endalt küsida, kas mul on seda ikkagi vaja. Et see on kõige olulisem küsimus ja sel hetkel, kui tunnen, et vastus on ei, et siis julgeda valida midagi muud ja julgeda teha midagi muud. Alustavatel kirjanikel soovitab Kender kindlasti mängida arvutimänge ning lugeda läbi Robert Kurvitsa raamat Püha ja õudne lõhn, mille järel alles saadakse aru maailmast. Ning loomulikult olla aktiivne Twitteris, Facebookis ning kirjutada blogi. Kirjaniku väitel on tänapäeva üks suurimaid küsimusi, kuidas konverteerida like fuckiks. Mitu laiki võrdub kepiga? Mis on see valem, kuidas tšikile püksi pääseda? Läbi kirjutamise õpitakse kirjutama, kuid asi, millele kohe alguses rõhku panna blogi juures, on see, et ta ei oleks munane. Kenderi jutust jäid kõlama ideed, et noored võiksid kirjutada blogi, mängida videomänge ning proovida piire. Usinad BFM-i tudengid näitasid oma töid festivalil Best of BFM. Parimad pärjati auhindadega. Terve eelmise nädala jooksul oli võimalik Balti filmi- ja meediakoolis näha festivali Best of BFM 2014. Üritus kulmineerus laupäeval auhinna tseremooniaga. Best of BFM-i korraldaja Peter Murdmaa rääkis juba teist korda toimuva festivali eesmärgist. No peamine eesmärk on muidugi filmid siin oma koolipere ja ülikoolipere rüppes ära vaadata ja saada ülevaadet, mis on toimunud, aga ühtlasi ka tunnustada tudengid tehtud töö eest, et nad saaksid juba oma õppekogemuse käigus ka väikse eelmängu selleks, kuidas reaalsus hakkab olema nende tegemised ja toimetamised. Sellel aastal võttis võistlusprogrammist osa 40 lühifilmi. 5-liikmelise žürii ülesandeks oli ära märkida tunnustust väärivad projektid. Auhinnatud filme saab vaadata järgneva nädala jooksul kinos Artis. Noorim Boobi võitja avaldas parima näitleja auhinna saamise tagamaid. Kuskilt ema vist leidis selle castingu koha või siis niimoodi ja siis ma tulingi lihtsalt siia proovima ja siis küsiti igasuguseid küsimusi, pidi mõne olukorra mängima ja siis lõppude lõpuks siis helistati mu emale öeldi, et ma sain sinna filmi. Hullult kiideti sinu koostööd režissööriga. Kuidas sina kommenteerid seda? Jaa, me saime hästi läbi ja me sai palju nalja ja siis muidu oli kõik väga äge. Võidufilmidest pannakse kokku DVD, mis esindab BFM-i õppetoodangut Best of BFM 2014 nime all. Mis tunne on dirigeerida sümfooniaorkestrit? Mitmed huvilised said võimaluse proovida orkestri juhtimist Eesti muusikapäevade avamisel. Kui ma 5. aprillil ärkasin, ei oleks ma osanud oodatagi, et saan dirigeerida sümfooniaorkestrit.
Eesti muusikapäevade avamise raames toimunud flashmob andis selleks mitmele huvilisele võimaluse. Algavad 35. Eesti muusikapäevad, see on Eesti kõige vanem kaasaegse muusikafestival ja sel korral me otsustasime, et me tuleme kontserdisaalidest välja ja toome sümfooniaorkestrit suurtele kaubanduspindadele, nii et Solarises on üks orkester, Virus on teine orkester ja Kristiines on kolmas orkester ja kõigil on võimalus ka ise proovida dirigeerida. Mis tunne oli aga ise suure orkestri ees seista ja dirigeerida? Tuli natukene piinlik, et terve Solaris vaatab allapoole sinu peale ja see oli natukene imelik, aga muidu oli väga hea tegelikult. Flashmobis osalenud Tallinna Ülikooli sümfooniaorkester on dirigendi sõnul küll noor, kuid juba praegu edukas ja suurte tulevikuplaanidega orkester. Meie orkester alustas tegevust sügisel. Tegemist on olnud palju, tegemist tuleb palju juurde. On olnud orkestrilaager, plaanime minna välismaale, Kaunas, Riia, sealsetesse ülikoolidesse esinema koos nende orkestritega. Samamoodi on meil 30. aprillil enda kontsert, suur Volbri kontsert. Seal on nii filmimuusikat kui Eesti muusikat kui ühesõnaga kõike. Kui tekkis huvi ka ise orkestriga liituda, siis Tallinna Ülikooli sümfooniaorkester kutsub lahkelt enda ridadesse uusi mängijaid juurde. Et ei pea olema just Tallinna Ülikoolis. Kui sa oskad pilli, tahad mängida sümfooniaorkestris, tule võtta meiega ühendust, saad mängida. Tänaseks kõik, kohtumiseni! Kohtumiseni!